Eesti Esu. Tere head Eesti Esu kuulajad ja tere Raul Saaremets. Tervist. Peaks ütlema, kuidas sa ütledki tavaliselt vibratsioonide alguses, et see on Raul Saaremets, let's go. Midagi siukest. Raul, just rääkisime, et mis see esoteeriline pool selles podcastis on ja ma ütlesin, et mulle meeldivad tohutult muinasjutud, sellepärast, et mul ei olnud väiksena telekat, siis ma lugesin hästi palju raamatuid ja minu arust, esoteerika sõna ise tähendab salajasi teadmisi. Mulle on alati see jube huvitav tundunud ja kõik nõiad ja lohed ja kes iganes seal muinasjuttudes on, et sellepärast ma selle fänn olengi. Okei. No, mul on 8-aastane poeg. Et see on umbes see maailm. Siis sa pead talle hästi palju muinasjutte ette lugema. Loengi ka õhtul. Praegu loeme Ülelinna Vinskit, mis on jumalast hea. Ei, ma ikkagi ei saa aru sellest päris täpselt. Esoteerika maailmast. Et noh, ja küll sulle meil siis muinasjutud ja noh, lendavad raakonid ja see kõik on hästi lahe, aga ikkagi edasi. Mis on see esoteeriline, mis sinu skepsist ei tekita? Mõni? No kui ma hästi üldiselt ütlen, siis on see, et ma ei usu, et kõik teave on käega katsutav, keelega maitstav ja silmaga nähtav. Kõik teave, mis meil siin olemas on ja noh, need salajased teadmised ongi siis need, mille jälile ma tahaks just kui natukene jõuda on ju ja need on need teadmised, mida võib-olla ei näe ja ei saa katsuda. Räägi mulle nendest. Näiteks no ütleme üks asi, millele ma olen pihta saanud, ma arvan, elus, on see, et kõik käib üles alla. Aga seda teadmist ma ei ole saanud, ma ei tea, koolipingis õppides või noh, võib-olla kui majandusteooriat õppida, siis saad ka äkki selle teadmiseni, et noh, majandustsükkel käib üles alla. Aga kui ma seda sõna esoteerika kasutan suht meelevaldselt, siis ma ütleks, et see teadmine on minuni jõudnud elukogemusega ja esoteeriliselt. Et see on siuke elumuster, aga mitte midagi muud ma ei teagi. See on suht ainuke asi, mis ma olen siiamaani mis ma võin öelda, et ma olen aru saanud. Et elu käib üles alla. Et kui on hästi, siis sa tead, et varsti hakkab halvasti. Ja need, kellel see nagu Ameerika mäed käivad, et nemad on siis bipolaarsed. No võib-olla siis neil käib hästi kiiresti see. Okay. Et päeva jooksul juba 10 korda üles alla, et siis ta läheb juba selliseks elektriliseks nagu tõmblemiseks. On ju. Aga noh, selline lainetus on, ütleme. Mina olen sellest lainetusest võib-olla rohkem aru saanud. Mulle endale meeldib see teooria, et me elame simulatsioonis. Oot, see on ka üks ja siis harrastada selles suunas mõtlemist, sest vahepeal on tõesti võimalik mõelda, et see ka nii on, sest et näiteks see maja siin, kus me praegu oleme, ma ei ole pidanud siin käima põhimõtteliselt mitte kunagi. No siin kunagi ammusel ajal toimusid reivid ja nii edasi. See oli minu streti maja varast. Kas see ei olnud või? Oli see kõrval oleva maja. Ma ei mäleta, igal juhul mul üldse ei asja. Aga nüüd ma olen siin juba 2 korda nädalas ja ma käin siin iga nädalaselt, sest et noh, praegu programmeeriti niimoodi, et nüüd on see maja, eks, et neil ei ole aega, eks ju, mind kuskile mujale sättes, et sätivad mind siia, eks. Nagu selles Simsi mängus või no, midagi sarnast on. Jah, et ma olen nüüd ma käin siin majas, eks ju, ja siis noh, tegelikult see uks lahti teha, noh siis nad jälle, eks ju, näitavad mulle midagi, aga muidu seal ei ole midagi, eks. Noh, kõik, mis on see. Kuidas sa sellele teooriale mõeldes mõistuse säilitad, sest kui mõelda, see siuke äärmuslik vaade on sellele, et kui kõik on simulatsioon ja kõik on just kui noh, mitte päris, siis mitte millelgi pole enam tähendust ja kõik on mõttetu. Ongi. Ja. Aga muidugi kõik ongi selles mõttes mõttetu. Hästi mõttetu on ka selles olemises mõtet otsida. Mis sa selle teadmisega saavutad siis? Mingisugust meelerahu või? Aga mis siis elu mõte on sinu jaoks? No ei olegi mingit mõtet.
Aga miks siis mitte endale kuul pähe lasta? No mis mõte sellel on? Miks ma peaks endale kuuli pähe laskma, ma niikuinii suren ära, see on nagu täitsa lollus. Selles mõttes mulle muidugi enesetapjad on alati huvi pakkunud, jah. See nõuab väga sellist tugevat tahet. See on mulle nagu nii, intellektuaalselt huvitav olnud. Ja ma tunnen ka mõnda, või tundsin, ja siis on alati ikkagi suu päris täis olnud, kui nad on ennast ära tapnud. Ja siis oledki püüdnud aru saada, et kuidas inimene jõuab sellise asjana, aga kui niimoodi rahulikult mõeldes, just on see täielik lollus. Niikuinii sured ära ju. No kui hästi evolutsiooniliselt vaadata, siis mis see mõte on lihtsalt enda geenid edasi anda ja siis nagu nii sured ära. See isekas geen niikuinii juhib kõik. Sa ise ei tee midagi tegelikult. Kas näiteks lapse saamine lõi mingisugused suured praod sellesse maailmavaatesse või kas siis järsku tekkis mingi natuke rohkem mõtet? Mul on selles mõttes, et mul teilt üldse ei meeldi rääkida. Sest et mul on niimoodi, et mul on mingisugune 4 mõtet korraga peas ja siis vahepeal ei ole ühtegi mõtet. Näiteks selle sama su küsimuse peale mul on mitu varianti, mida rääkida. Ja siis üle tüütu on see kõik. Mu endal on see tüütu ja siis kui ma räägin, siis see on tüütu, sest et sellest on, kuna see on nii segamini kõik, sest on raske aru saada, aga näiteks esimene impulss oli mul öelda, et elu läks veel kehvemaks. Mis on muidugi, ja selles suunas me võime pikalt rääkida, miks elu, sest kehvemaks läks, kui ma nüüd 2 korda isaks saanud ja hästi pika vahega, et kõigepealt ma olin 19, olin ise põhimõtteliselt laps, kui mul sündis esimene poeg ja nüüd 8 aastat tagasi sündis teine. Elu läks kui me võime rääkida selles suunas, et mul jälle on 4 suunda. See suund läheb ka 4 suunda anyway. Sul lõpeb isiklik aeg ära. Ja kui sa oled harjunud nagu seda enda jaoks kasutama, tegema mingid omi asju ja siis see sul äkki ära võetakse, siis on paras kuradi jama ikka. Sul on lapsi ju? Ei ole veel, aga nad räägivadki seda, et just kui see isikliku aja kadumine siis peaks või mingisugune rõõm peaks selle korvama. Eks ta siis ongi see, et siis sa leiadki seda rõõmu selle, et kui sa oled 3 kuud magamata põhimõtteliselt olnud ja siis näed seda ühte naeratus seal selles inimolendis ja siis mõtled, et näed, et see on see, mis kompenseerib nüüd selle, et ma nüüd tunnen, eks, et võid muidugi olla hästi egoistlik inimene mõelda, et näed, et see olen nüüd ju tegelikult nagu mina, eks, et see on minu nii-öelda mingi laiend või, et igast varianti on. Aga fakt on see, et see lapse saamine muidugi, jällegi, mõtlen nende tüüpide peale, kes väga ei tegele oma lastega, ka huvitavad inimesed. Et saavad nad, aga aega nendega tegeleda ei ole. Jällegi huvitav nähtus, nagu need enesetapjadki. Et see nõuab ka ikka parajat kuradi enesekindlust, et sa oma lastega ei tegele. Mis kuradi kõvad mehed ja naised need on. Et neil on aega nagu neil ei ole aega selle oma lapsele, et mõtled küll, et tõust egoistid, aga äkki ei olegi. Äkki on seal hoopis midagi muud. Kuule, pidime muusikast rääkida. Jah, räägime muusikast. Kuule, sa käisid äsja Brasiilias, kas see oli siis puhtalt selline plaadipoe reis, et läksid, kuulasid seal muusikat ja vaatasid, mida mängitakse? Mul oli ju see 8-aastane kaasas, kus sa käid temaga plaadipoes.
et unusta ära need oma hobid või mis iganes sul on. Aga ühe korra sai käidud küll jah, läbi UCM-i, nagu öeldakse. See hetkeke leitud pood, kus ma olin linnas, Sao Paulo, seal on meeletu kogus plaadipood ja see on ka maailma üks suurimaid linnu, et seal tõesti neid jätkub, seal võiks põhimõtteliselt 6 aega veeta mööda neid plaadipoodi käies. Ja ma valisin selle meie linnaosa kõige huvitavama välja ja siis veetsin seal mingi 1,5 tundi äkki või, millest oli väga-väga vähe. Ma kuulasin su viimast vibratsioonisaadet, et siis sa mängisid seda muusikat seal ette, mis sa leidsid sealt siis plaadipoest, on ju. Aga millalgi ma nägin muusikasaadete puhul neid Ioon nimesid hästi palju. Ma ei oskagi nüüd praegu ühtegi näidet tuua, aga vibratsioon on selline OG nendel Ioon nimedel. Kust sa selle vibratsiooni nime said? Võiks öelda mingi esoteeriline avastus? Ei, see sai välja mõeldud reisil, kui me ansambliga Röövelööbik sõitsime rongiga Ungarisse esinema. Ja olime seal oma kupees ja siis oligi jutt sellest, et ma hakkan tegema raadiosaadet, tuleb see 6 raadiojaam, Raadio 2, Vikerraadio või siis Eesti Raadio kõrvale või Eesti Raadio esimese programmi kõrvale. Ja et selle oleks vaja nimi välja mõelda. Ja siis me seal oma Allan Melnitski ja Tõnu Pedariga siis arutasime sel teemal ja jõudsimegi vibratsioonini. Sellisele rongirattaste... No, võib-olla tõesti, jah, kuigi sealt oleks võinud mingisuguse rütmi välja otsida, aga ühesõnaga jah, et kõik, mis vibreerib nii-öelda. Ja siis oligi naljakas, see oli ju see aeg, kui veel Eesti oli just vabaks saanud põhimõtteliselt. siis tol ajal inimesed kirjutasid saatejuhtidele. Ma sain hästi palju kirja. Ja mul on kõik alles ka need, kusjuures imelikul kombel. Ja siis mõned inimesed olid aru saanud, et selle saate nimi on Migratsioon. No, sest migratsioonist räägiti palju, et kurat, meil on nii palju venelasi siin, kuidas me nüüd siin õudne migratsioon on toimunud. Aga okei. Ei, ühesõnaga jah, see sai kunagi ammu Ungari reisil välja mõeldud, et sobiks nagu raadiosaate nimeks. Võib-olla see on nagu see efekt, et oled aastaid mingisugust lugu kuulnud inglise keeles ja arvad, et need sõnad käivad ühtepidi, aga siis lõpuks, ma ei tea, kas näed paberil või kuskilt tuleb välja, et et hoopis seal laulus lauldakse mingite teiste sõnade järgi, et võib-olla siis oli samamoodi, et raadiost ainult kuulsid, siis alguses kuulsid migratsioon ära ja pärast ei saanudki enam midagi muud vaata kuulda. Või siis lihtsalt inimene kuuleb seda, mida ta mõtleb ja näeb ja nii edasi. See on ju ka nii tavaline. Aga mille järgi sa vibratsiooni, on sul mingisugune, kui sa peaks mõtlema ühtne selline filter või mille järgi sa lased muusikat seal saates? Mis jõuab vibratsiooni? Ei, kardan, et seal midagi muud liiga juurde lisada ei ole, kui et lihtsalt see, mis on minu maitse. Ja välja arvatud see osa, mis ma mängimata jätan, et ma mingil hetkel teadlikult nagu sain aru, et kuulajaid ei ole mõtet kiusata. Kuigi on olemas hästi väike inimgrupp ka, kes seda, mida enamus peaks nende kiusamiseks, rõõmuga kuulaks. Ja ma ise kuulan ka sellist muusikat, aga ma seda eetrisse liiga hästi ei pane, kõiksugu
noh, päris eksperimentaalne mingi selline raskesti nii-öelda kuulatav muusika võib-olla, mis ei olegi mõeldud, et sul, vaata enamasti sa saad ju muusikat kuulates mingisuguse, noh, pigem ikkagi nagu meeldiva emotsiooni, eks, et sul, kas sul midagi väga noh, ja siis on hästi palju olemas muusikat, mida kuulates tegelikult see ei olegi mõeldud, et sul oleks meeldiv. See ongi mingis mõttes nagu see enese piinamine. Või siis mingisugune, ma ei tea, mingi raev ja mingisugune kuni vägivaldsuseni välja, eks, et neid ma väga ei pane, kus on, ma just kuulasin ühte väga lahedat plaati, mis tõesti kõlab niimoodi nagu kedagi, no ma ei tea nagu natuke labaselt väljendada, nagu kedagi vägistatakse. Jumalast äge. Aga ma kujutan ette, et kas ta eetrisse, noh, ei hakka, ma ei pane, noh, need ma jätan ära, kõik muu on lihtsalt see, mis mulle meeldib. Või noh, niikuinii see mulle meeldib ka, aga ma lihtsalt osasi asju ei pane. Muidugi võiks teha ja eraldi saate Vibratsioon pluss, kus ma siis mängin seda ilgelt vassikat muusikat, mis mulle ka meeldib. Sealt saad nendele Patreoni jälgijatele teed selle ekstra raske saate. Täpselt, jah. Ma sain ju, Raul, tänu sulle üheks suveks kogeda seda Raadio 2 saate tegemise lõbu ja vaeva koos, et ma tegin küll ainult paar saadet ühe suve jooksul, panin Uka, mina Prii saate pealkirjaks. Aga siis ma hakkasin ka mõtlema sinna tunni aja sisse neid lugusid välja valides, on ju. Et kui üldse mõelda elektroonilisele muusikale, siis mulle tundub, et see on puhas selline oskus, et mida rohkem sa aastaid oled seda elektroonilist muusikat kuulanud, seda paremaks sa selle kuulamises saad. Ja võib-olla sul, ütleme, sa oled, ma ei tea, no ma toon näiteks sa oled 20 aastat house muusikat kuulanud ja sinu jaoks võib-olla ei olegi, sul ei ole huvitav seda mainstream, seda hitti kuulata, mida peab inimene selleks house muusika tipuks, kes võib-olla, noh, tema kuulab house muusikat siis, kui ta käib nädalavahetusel väljas, ta ise seda ei otsi ega kuula, on ju. Et siis võib-olla tekib selline moment, kus sa tahaks mängida mussi, mis sul on endal huvitav, kuidagi produtseeritud huvitavalt või noh, eriti kui sa ise ka produtseerid, on, ja siis sa oled veel teadlikum sellest. Aga jah, et siis nagu ma aru saan, siis sa proovid nagu leida selle, et ikkagi raadiokuulajal oleks ka, et noh, teda ei vägistataks. Nõus. Aga no lihtsalt niisama itte mängida mulle ei paku, ei ole kunagi eriti midagi pakkunud. Kuigi noh, mul on üks saade on selline, kus noh, ka seal tegelikult ei ole ainult hitid, aga selle nimi on 20. sajandi popmuusika, mis on ainuke Raadio 2 saade, mida ma endiselt teen iga nädalaselt. Noh, seal on siis nagu möödunud sajandi popmuusika. Aga noh, seal ka ma ikkagi pigem püüan neid kuulsaid lugusid mängida, mis on natuke rohkem väärt kui need teised, mis ei ole nii väärt. Mul oli sorry, suu räägib, eks ju. Ja, sorry. Ma pean su käest ikkagi ära küsima, et kui see Raadio 2 äraminek oli, siis mis tunne oli, et sealt niimoodi põhimõtteliselt ära saadeti? No alustuseks ega ei saadetud ära. Vabatahtlikult ikkagi? No saadeti ära hulk häid saateid. Ja siis see minu ametikoht, mis neid häid saateid toimetas. Aga nad ju ikkagi tahtsid, et ma sinna edasi jääks. Teise ametikohaga, nii-öelda saatejuhi ametikohana ja ma selle ühe saatega jäin, et noh, selles mõttes mind
nii-öelda päris ära ei aetud seal. Kuigi jah, see õhtuse vööndi toimetaja koht kaotati, aga minu jaoks oli see muidugi piisav põhjus sealt ära minna küll lõpuks. See oli, eks need muudatused on alati sellised vaevalised, et seal tehti hästi palju mingeid lolle vigu, lennati liiga enesekindlalt peale. Ja siis, ma ei tea, kuidagi tundus, et võib-olla on täitsa okei, kui ma seal ainult ühte saadet edasi teen. Et mingisugune side mul ikkagi ERR-iga säiliks, sest tegelikult ERR kui selline institutsioon mulle meeldib. Ja ma olen nagu tema fänn, alati olnud. Mul on kahju, et ta on siis ka läinud kaasa nende muutustega, mida paljud teised avaliku või siis rahvusringhäälingud on mujal Euroopas sarnast teed läinud. Aga maailm muutub ja mis sa teed. Aga ma kuidagi loodan, et millalgi pöördatakse selle tagasi selle juurde. Et oleks seal sellist sügavamat ja keerulisemat asja ka, et minu arust see on rahvusringhääling just nüüd see koht, kes seda peab pakkuma nagu. Et mingid erakanalid ei pea tegelema põhimõtteliselt ju millega, mis on juba a priori ei ole mingi raha teenimisviis, eks. Erakanalid vist ei saagi tegeleda sellega? See on väga keeruline, jah. Et selle kuulajaskond ei ole ju nii suur, see on sama nagu me peame üleval hoidma, riik peab üleval hoidma mingisuguseid, ma ei tea, saatkondi ja mingid mõttetud asjad selles mõttes, aga näed, neid on vaja ju. Samamoodi ja minu arust ka sellega, et see selline, sa pead nagu selle vaimu nagu ikkagi terve hoidma. Paljud inimeste jaoks ikkagi tohutu, kaasa arvatud ma ise, et see Raadio 2 õhtune vöönd ikkagi on ju muusika maitseliselt kujundanud ju tohutut hulka eestlasi. Jah, eks siis nüüd kujundatakse seda mujalt. Muudatustega tihtipeale ongi niimoodi, et kõik need, ma ise olen ka võib-olla mingisugustesse vanadesse asjadesse kinni ja igasugune muutus tundub mulle esialgu, selline esimene jonnakas reaktsioon on mul alati, et ei taha vale, miks ei või nii, nagu me teeme, see asi ju töötab, on ju. Ja tihtipeale võib-olla on vaja selliseid muudatusi, et saadagi nagu, ma tea, uuele levelile minna. Täiesti nõus, muidugi on vaja. Aga kui sa praegu hindad seda, mis on toimunud ja võib-olla siis üldisemalt pilti üldse, mis rahvusringhäälingutes toimub, nagu sa ütlesid Euroopas, et kas sellised, ma ei tea, programmi ühtlustumine või mitte niivõrd eklektiline valik, et kas see on kuidagi käik paremuse poole? Kindlasti mitte. Aga see on jälle, kõik on ju omavahel seotud, et see on jälle andnud võimaluse tekkida, eks nad mõjutavad üksteist, aga see on andnud võimaluse tekkida jälle siis nii-öelda rahvusringhäälingu või siis selle avaliku public broadcasting, Jesus Christ, see eesti keeles on nüüd. Avalik. Ja okei, mul sulle enne rääkisin, et magasin teilt praegu alles. Et see on andnud jälle võimaluse, eks ju, tekkida igalt poolt nii-öelda väljaspoolt huvitavatel internetijaamadel, kui me räägime lihtsalt raadiost, eks ju. Ja neid on nüüd rohkem kui kunagi varem, eks ju. Ja eriti häid. Selles mõttes ei ole nagu nendel rahvusringhäälingu neil oli isegi mingit minimaalset šanssi ka saada nad jäävad neile igas mõttes jäävad alla.
sest mida ei tee ERR samamoodi, nad ei ole ju, ütleme, kõige selle uue meedia esirinna, selle arendamisega esirinnas, mitte kaugel sellest. No, ja mida sa siis kujutad ette? Siis sa kaotad ka sisu ära, mis sul veel oli asi, mis sind inimesi enda juures hoidis on ju. Nüüd on see kõik see arendus toimub igal pool väljas. Ja ma ei kujuta ette, mismoodi nad selle kunagi endale nagu tagasi saavad ja seda kõik on ju näha ka, mis toimub näiteks kas või ütleme kui laiema pilti vaadata, et riiklikud institutsioonid ei tähenda ju tegelikult enam väga paljudes kohtades, kuni Ameerikani loomulikult välja, Ameerikast tegelikult ka see kõik algus on saanud, eks ju. Uudiseid loetakse kusagilt, ma ei tea, kus paganama, mis kanaleid pidi. Põhimõtteliselt kuskilt urruaugust saadakse mingi totaalset valeinformatsiooni, eks ju. Levivad mingid, ma ise olen ka praegu Eesti ESO, okei, sina oled hea poiss ja esoteerika on selline süütu selles mõttes asi, aga põhimõtteliselt on igasugused uued uudised asjad, kus levib informatsioon tänapäeval väga suurtele rahva hulkadele. No see on see üldine, et televisioon on asendunud YouTube'iga. Ja siis me jõuamegi, ja siis ongi see, eks ju, et siis imestatakse, et kurat, kuidas nüüd niimoodi on, et mingid lollid on parlamendis meil, kuidas nad sinna said? Väga lihtsalt, sest et sind keegi ei kuula enam, sa istud seal üksinda oma ette räägid, aga teised räägivad hulga paremate vahenditega ja paremat, võib-olla ka paremat juttu. Ütleme, kui uudiste puhul on see muidugi, ei ole see nii, aga selles mõttes ma olen sinuga täiesti nõus, et Eesti ESO on kindlasti parem kui uudiste saadet kuulata. Et siin on ikkagi päris asjad. No, jah. Aga ja sellega ja siis lõpuks hakkad mõtlema, et selle taga on ju ka meie mõistes nagu või meie tsivilisatsiooni vaenulikud tsivilisatsioonid, ma ei tea, Venemaa kurikarvane käsi on selle taga, ärge uskuge oma neid uudiseid, see on kõik valed, mis teile aetakse, näete, vaadake, meil on siin Russia Today, sealt saate teada, kuidas asjad tegelikult on. Ja nii lähebki, et palju õnne. Mina lihtsalt näen, et loomulikult see, et kaotati ära raadioga õhtune vöönd, ei ole nüüd siin maailma mastaabis. See ei ole Putini töö. Et ei, mingis mõttes võib öelda, et see on ka kurat Putini poolt tehtud. Kõik on seotud kõigega. Jah, täpselt, aga see on niisugune, ta on ikkagi sümboolselt selle osa. Jumal küll. Ma ei tea. Sellest paneme saateks pealkirja. Raadio 2 õhtune vöönd. Selle kaotamise taga on Putini karvane käsi. Aga oled sa näiteks vibratsioon nüüd siis liikus Ida raadiosse, eks ju? Need on need uued meediumid ka, millest sa räägid. Oled sa vibratsiooni tehes jälginud ka selle saate kuulajanumbrid? On need kuidagi muutunud või on siis, ma tahan seda küsida, et kas Raadio 2 on selles mõttes endale jalga tulistanud, et nüüd nad tegid tohutud muudatused, aga nendel saadetel, vähemalt kindlasti vibratsioonil on mingi kindel hulk kuulajaid, et kas need siis kolivad ka ümber nendesse alternatiivsetesse meediakanalitesse? Tõenäoliselt. Aga seda on mingis mõttes vara öelda veel, et ma olen seal 4 või 5 saadet alles teinud. Jah, ma ei tea, kuidas seda mõõta ja ma lihtsalt vaatan, ma ei tea, siin samas vaatan seda Apple'i podcasti tabelit, eks siis näen seal mis asjad tõenäoliselt on populaarsed. Spotify's seda ei ole, aga seal saab samamoodi vaadata, eks ju, kui need podcasti tabelite moodi asi sinna ju mingisugune ikka tekib, eks ju. Et selles mõttes, et mingid uuringuid ja niisuguse asju ma ju ei tea, aga ma eeldan, et ma vaatan, mingi tagasiside on olemas. Sinu podcast on ju ka kogu aeg seal tabelis, ma eeldan, et sa vaatad ju ka neid, eks ju. Apple'i oma vaatan, seda Spotify oma ma ei olegi leidnud. Aga sa oled Spotify's või? Jah. Seal on täitsa olemas selline asi nagu podcast chart.
mis sa näed vähemalt ära nagu, mis asjad nagu seal ei ole numbreid taga ja need asjad. Apple'i oma näitab minu arust vaata seda konkreetselt vist seda Eesti regiooni. Just. Spotify's näitab ka või? Jah. Jaa, siis ma ei ole seda kohta veel avastanud. Väga lihtne võin sulle näidata. Et ühesõnaga ma ei tea, aga ma eeldan selles mõttes, et see ongi nagu naljaks, et seal ERR-is oli kohati, mul oli tunne, et nad nagu seda internetiraadiot ja kogu seda mitte FM-i peeti mingisugune mitte tõsiselt võetav asi. Seal on selline arusaam asjadest, mis on ikkagi nagu kergelt ebaprofessionaalne, ütleks ma, kui sa oled meedias. See on ikka täiesti see sama teema, kui nendes podcastides ka võrrelda, et siis maailma kõige kuulsam podcast on Joe Rogani podcast. See on suurem kui CNN. Ja täpselt on. Et millest me räägime, eks ju? Et kõik need BBC-d asjad kokku liita ja ikka ei ole nii palju. Ja siis ongi see, et Joe Rogan kutsub mingi lolli külla, lihtsalt sellepärast nagu sinagi, eks ju, kutsud mingid tohmaneid nagu mina endaga rääkima, sest sul on huvitav. Aga lollid miljonid kuulavad, eks ju, saavad sealt omale ideid, eks. Sa küll ütled, et Saaremets on muidu siuke loll muidu, aga mõni kuulab, et sa ise loll, Saaremets on väga korrati nutikas vend ja ma ajan mingid crap'i suust välja, eks. No selle vormi eelduseks on jah, ütleme filtreerimata, kui võtta näiteks mingi teleintervjuu, kus sa pead 7 minuti jooksul või isegi 5 minuti jooksul, sul on hästi struktureeritud, sul peab olema küsimus peas, esiteks see lõhub vestlust, tekib see efekt, et kui ma küsin su käest midagi, sa vastad mulle, sa ütled midagi huvitavat, ma olen ise nii palju seda märganud ja kindlasti sa ise oled ka, et vastaja ütleb midagi huvitavat ja sa tahaks selle kohta midagi veel teada, aga intervjueerija, tema juba sõnastab peas oma küsimust, ta ei kuula absoluutselt, mis sa räägid, sest tal on aeg ja pressib peale, et selle vormi... Kõrva öeldakse ka samal ajal. Et küsi järgmiseks seda, et selle vormi ja see põhieelis on siis see, et kui mul ei ole järgmist küsimust valmis, mida ma sulle esitama peaks, siis ma olen sunnitud sind kuulama, et selle põhjal siis midagi küsida. Ja teine eeldus ongi see, et kõiki inimesi ei saa kontrollida, et ma loodan, et kõik kuulavad kõiki neid esovestlusi siin lihtsalt neutraalse pilguga, teevad ise siis oma järelduse, kes ajas mingit lolli juttu ja kes ajas tarka juttu. Aga uudiste sellise suuremate kanalite võib-olla siis siuke võrk või karuteene, mis nad endale teevad, ongi see, et nemad proovivad ikkagi ka tihtipeale paika panna selle, et kes siis ajab lolli juttu ja kes ei aja. Et see nagu just kui vaatajale juba ise ära öelda, mitte lasta otsustada. No sellepärast ongi Aktuaalne kaamera tähtis. Nagu meeletult tähtis. Ja ERR on meeletult tähtis. Kas sul see mõte ka käis peast läbi, et jätaks vibratsiooni tegemise katki, et nüüd on ei käinud? Et sa olid kindel, et sa lihtsalt mingis muus kanalis siis hakkad tegema? Kahjuks on nagu inimesed, kes jooksmas käivad või ujumas, et see on nagu midagi, mida mitte tehes sa tunned, et sa ei ela oma õiget elu või ühesõnaga midagi on valesti. No see on ju kas 30 aastat siis või üle 30 aasta nüüd olnud? Vist küll, jah. Et see on selline, jah? No, muidugi. Kui kuulajaid ei oleks. Siis ei teeks? Seda natuke nagu imelik teha. Aga kuna kuulajad on, ma õnneks ei tea täpselt palju need on, kuigi see on üks asi, mis mulle ei meeldi, et ma liiga palju ei taha oma kuulajatest midagi teada, sest et nad hakkavad ju kurat mõjutama sind. Et selles mõttes, kui nad vanasti kirjutasid, siis tihti need olidki lihtsalt, et inimestel sa olid nagu kellelgi oli nagu sõpra vaja või ja siis, või lihtsalt, et kellegiga saaks suhelda või saaks lihtsalt oma mõtted ära öelda ja siis sain hästi päris naljaks, pikki kirju. Armastuskirju said ka? Ikka.
ma sain ka selliseid armastuskirju, mis läksid üle piiri nagu. Aga hull on kogu aeg, vaat see oli see aeg, kui internet ei olnud ja raadiosaateid ei olnud ka liiga palju. Ja eriti veel selliseid raadiosaateid, kus nagu see siin, kus inimesed lihtsalt normaalse häälega räägivad. Et vibratsioon oli kindlasti üks esimesi, kui mitte see esimene või raadiosaade, kus nagu ei räägitud sellise häälega raadiojuttu. Ma ju kutsusin ka tegin põhimõtteliselt podcasti. Käisid ju inimesed külas, rääkisime lihtsalt normaalselt juttu, see oli öine aeg, see vibratsioon oli ju päris alguses keskööst 2 öösel. Ja mingit järelkuulamist ei olnud ja edasi, eks, et kõik aga olid üleval ja siis hommikul ärksid sellest läksid kooli, ja kirjutasid koolist mulle kirju, et ja siis sa salvestasid otse ka? Ei, otse eeter loomulikult, siis ei olnud päris algus pole mingit salvestusvõimalust, ikka otse ja väga lahe oli, super. Et sellist maailma muidugi eksisteeri enam, et sellega see maailm on ammu läinud ja tore on, aga inimestel on ju ikkagi vaja sellist ei teagi. Ma läksin rappa jälle, see on nii tavaline. Kui praegu on ju niivõrd kerge kirjutada sulle, et kas nüüd tuleb kirju rohkem? Me rääksime kuuladest. Ei tule? Ei, selliseid kirju nagu, et keegi põhjalikult ikka tuleb, ikka kirjutavad, aga mitte nii palju. Aga mingis mõttes on nagu halb näha, kes su kuulajad on. Et see hakkab nagu mõjutama sind, sa mõtled nende peale. Ja sa mõtled natukene ikka mõtled selle, mida nad tahavad. Kui ma siin enne rääkisin, et ma on osa muusikat, mida ma mõtlen, et ma lihtsalt tahan inimesi piinata, ma ei mängi seda. Et ja siis sa vaatad, sellele, okei, et äkki ma, ühesõnaga, see on nagu selles mõttes halb. See on see sama point, et mis ma olen ka avastanud, et mõlemad on kuidagi võrdselt ohtlikud, nii kiitus kui laitus, et kui keegi jubedalt kiidab, et oi, sa teed nii head asja, nii tore ja nii äge, et siis sa võid sellesse sama, ja laitusega ei tasu selle pärast kaasa minna, et sa lihtsalt tõmbad tuju alla endale ja ei tasu kõigi arvamust kuulata, aga kiitusega on siis sama, et sa hakkad võib-olla siis juba hakkad otsima ise seda kiitust või see võib sama nagu kokkuvõttes sama halvasti mõjuda. Jah, mul on mõlemaga probleeme. Mulle ei meeldi ei kiitus ega laitus. Parem ärge öelge midagi. See on ju ka ikkagi millegi ütlemine, mitte millegi ütlemine. Seda küll, jah. Et see on ka vastik. Ühesõnaga igas mõttes on jama. Igasugune rääkimine. Tänaval sul juhtub seda, et tullakse juurde ja visatakse käpp pihku, et hea saade oli? Juhtub. Mitte liiga tihti. Aga mõnikord juhtub, aga mitte, ei ole väga esil ka, mul on selles mõttes ongi kahju, et siin need kaamerad on, et mul meeldiks, mul nii ennast ei meeldi vaadata ja siis kui sa ise ennast ei meeldi, mulle ei meeldi ka kuulata tegelikult, nagu ikka inimesel oma häält kuulda on vastik, minul ei meeldi ennast vaadata ka ja siis ma mõtlen, kui mul endale meeldis, ma ei taha, et teised ka vaataks, eks aga jutu point oli tegelikult see, et ega keegi väga ei tea, ei tunne mind. Seda on mul olnud ikkagi väga palju, kui inimesed hääle järgi hakkavad, et kas sa oled Raul Saaremets, olen küll Raul Saaremets, inimene teab, miks see välja läheb, et see on nagu okei. Ma olen muidugi aja jooksul muutunud ka, et okei, nüüd viimased 20 aastat küll juba selline nagu praegu, aga siiski. Kui ma hakkasin vibratsiooni tegemas, mul olid juuksed peas veel. Kuidas
ma olen mõelnud ise siis natukene mängides plaate kuskil on ju. Et see on ka selline hästi huvitav asi, mille peale ma olen palju mõelnud, et kuidas plaate mängida, kuidas inimesed mängivad, olen käinud on ju kuulamas. Kuidas, sa oled ise muidugi hästi palju legendaarseid pidusid teinud ja plaate mänginud, et mis sinu jaoks heast DJ setist teeb hea DJ seti? Kas ma mõtlen, et kuidas seal suhestuvad see tehniline miksimisoskus, see muusika valiku oskus, ma ei tea, publikuga suhtlemine või? Jah, siin on jälle nii palju neid momente, millest võib kõigest eraldi rääkida, aga alustuseks võiks küll olla need oskused, sest DJ amet on ju ära lörtsitud nüüdseks ikkagi totaalselt. Ütleme, kui veel, ma ei tea, 15 aastat tagasi ma jäbenenud öelda, et ma olen DJ, siis nüüd mul on piinlik, eks ju. Kui keegi tutvustab mind kusagil, DJ, ma nagu sest et see on nii ära lörtsitud, sellest on saanud jah, mingisugune et see paljusti sai ka alguse sellest, et ei peetud seda nii-öelda tehnilisi oskusi enam millekski. Et see selekteeris kohe nagu suurema hulga neid üritajaid sealt ära. Ja siis tuli sünknupp. Aga täpselt, ja samas, mis see minu asi on, selles mõttes, et pole minu asi kobiseda, et iga inimene, kes tahab, võib seda teha ja las teebki. Ja jumal tänatud, et teevad. Ja iga inimene ongi DJ. Mitte, et jumal on DJ, vaid tõesti, kes tahab, see on DJ ja that's it. See ei ole mingisugune paganama kõrgushüppe, eks ju, et kui sealt üle hüppa, siis see ei ole kõrgushüppa ja olen küll, okei. Et samas nagu suva, lihtsalt mina ei taha liiga palju sellega enam seotud olla, ehk siis DJ võiks osata mängida, et see on juba, see on, ütleme vist see põhialus, et see set tõenäoliselt on hea. Sest kui ta mängida ei oska, siis tal võivad ju head lood olla, aga kui ta neid ei oska mängida, siis see ei ole hea. Pool on, ütleme, puudu siis. Ma võiks isegi varasemalt mõtlesin, et üle poole. Sest teinekord oli, see oli selline periood DJ-induse ajal, et isegi kui mängiti muusikat, mis ei olnud nii hea, aga teda tehti hästi, siis see oli väärtus. Sükst asja eksisteeri enam. Mis oli tegelikult nagu iseenesest päris huvitav, et nagu oskused olid nagu nii tähtsad. See on hea, siis see lugude valik muidugi, see publiku lugemisega on nii ja naa, et mulle ikkagi meeldivad need julged nii-öelda DJ-d, kes ikkagi mingisugused nii-öelda tripi sellest oma setist teevad. Ja selle tripi see kuulub alati, ma arvan, et seda juttu räägib sulle iga vähegi legendaarsem DJ, et sul peab olema need mehed või naised, kes mängivadki, eks ju, öö läbi. Ta on näiteks resident kusagil, veel parem, kui ta on oma klubi ehitanud. Sest ta on põhimõtteliselt nagu kodus, teha seal, mis ta tahab. Sest algselt tegelikult mingi Dave Mancuso ala niimoodi tema New Yorgi peod alguse saidki, et see toimus tema paganama katusel või siis tema katuse korteris, eks on need peod, kus käidi tantsimas selle muusika järgi, mida tema neile mängis. Aga ühesõnaga see üks asi, mis ühe öö jooksul peab olema, seal peab olema kindlasti moment, kui sa tühjendad põranda. Seda räägib sulle igaüks ja ma olen ise ka väga ammu sellest aru saanud, see ongi täpselt, et sa ja siis hakkad jälle uuesti ehitama.
et see ei ole lihtsalt nii, nagu mingi niisama mingisugune poos, vaid see ongi see, et sa mõtled selle muusika peale, mida sa mängid, kuidas sa mängid, millal sa mängid ja tuleb meelde Chris Rhythm Doctor, kellega me Mutant Discot siin 20 aastat tegime, käisime temaga, ma käisin tal Londonis külas, käisime tal temaga plaadipoodides plaate ostmas ja siis jõudsime koju, mida ta hakkas tegema, ta hakkas neid kohe kasseti peale salvestama, mis sa teed? Panen kassetile ja siis kui lähen linna peale, siis saan kuulata, mis sa neid kuulad, sa hakkad ju mängima, enne kui mängima hakkama, ma pean nüüd lood selgeks saama. Ma avasin, okei. Sest mul on küll ja küll endal, et ma olen mingi loo osu, ma tean, näiteks kas või poes, kui see on väga hea. Ma ei ole isegi läbi kuulanud. Ja ja see näitab, eks selle pühendumise nii-öelda astet, eks, et sa pead igat oma lugu põhimõtteliselt teadma ja sa ei mängi midagi juhuslikult ja kui sul on oma publik, eks, siis mis on ka hästi meeldiv asi, kui sul on oma publik ning seal on tekkinud nagu mingisugused eeldused sulle, siis on tekkinud mingid hitid ja siis sa toodki nagu uue hiti või siis arvad, et see on uus hit ja siis näed, et see ei olegi hit ja kõik sellised asjad nagu selle DJ töö juures on tegelikult hästi nauditavad. Et mul tegelikult siiamaani väga meeldib mängida. Ma küll liiga palju ei mängi, aga kui on hea mäng, siis see on võrreldamatu mingi. Ma olen ju bändi teinud, ma olen trummar olnud ja nii edasi. Ja siis artistid räägivad, laval, seal ma ärkan ellu. Te ei ole kunagi ühte korralikku DJ-setti teinud, kus te olete, ma ei tea, 5 tundi järjest plaate mänginud. Et räägime siis, nad ei tea, mis see ongi. Ja siis ma siin mängisin ka ühel diskol plaate räägivad, see ei ole see. On, aga ikka ei ole ka, et see on nagu selline maraton nii-öelda. Juhan Ulsak mulle üks päev rääkis, et ta oli vanasti hästi kade meie peale, et kuradi tüübid, et meie need DJ-d siis, et mingi terve öörais kojavad seda inimesi enda käes. Mina pean etenduse tegema, põhimõtteliselt uksed lukku panema ja siis nad kurat vaatavad ja kuulavad mind. Aga see jutt algas just sellega, et ma rääkisin teile, kurat, ma nii kadestan teid, kuradi näitlejaid. Et inimesed tulevad, istuvad, et lähe kusagile, ainult sina oled ja ainult sinnad kuulavad. Siis ma olen vastupidi vaadanud, teie kuradi tüübid, terve ööjate inimesed enda käpa all, roisk kadedaks teeb. Et tegelikult, jah, see DJ-indus on ise selles mõttes ikkagi nagu päris lahe. Seal on hästi palju tahke, ma olen ka selle lugude kuulamise osas ka mõelnud, et ma tegin oma esimese seti aastal 2014 ja siis tollal oli mul ka hästi siuke range süsteem, kuidas ma folder, tollal ma kirjutasin kõik plaatidele, aga et kuidas mul oli üldse arvutis nagu muusika sätitud folderite järgi ja esinejad, artistid, tempod, kõik oli nagu niimoodi paigas ja mul on toona kuskil seal ajal ilmselt on mul ka need folderid tehtud, mis on mul siiamaani alles ja selline tunne on, et tegelikult ei peakski sinna uusi lugusid panema, et nüüd ma olen siis, on aastad mööda läinud, aga tegelikult nüüd ma tunnen neid lugusid, mis seal on nii hästi, et selles mõttes ju muusika maitse on ikkagi muutunud, aga saaks ka hakkama nende vanade folderitega, kuna sa tunned neid läbi ja lõhki ja tead täpselt, mis lood sul on. Ja teine asi, mis ma mõtlesin, et kui sa ütlesid, et vahepeal peab tantsuplatsi tühjaks saama, siis mina jõudsin Jamaica muusika kaudu jõudsin selle UK muusikani ja seal on see rewindi kultuur ja see rewind on hästi huvitav asi, et see on selline, kes sellega tuttav ei ole, siis pannakse lugu mängima ja kui see on nii karm lugu, siis see niimoodi plaadi krabisedes keeratakse tagasi ja pannakse uuesti mängima ja see, ja korraks on vaikus, et ju Jamaica tüübid ju mängivad ainult ühe plaadimängijaga, nad vahetavad enne lugusid. Et ma olen ka avastanud, et plaadimängijaga.
et see vaikus on ka justkui nagu rääkida mingist tantsupõrandast või asjast või see on isegi vajalik osa sellest, et sa ei saagi lasta 5 tundi jutti ja 4 tampimist, kuigi tundub, et mingi tohutu energia asi on üleval, aga see kaob ära siis. Et vaikuse moment on ka kuidagi oluline seal seti vahel. Tõsi. Et kas või sa saavutad selle kuidagi mingi efektiga, tõmbad lihtsalt vahepeal kas volüümiga mängid või tõmbad üldse täitsa nulli, et seda ma olen ka tähele pannud, jah. Kuigi inimesele, kes selle rewindiga just ei ole kokku puutunud, siis ma mäletan selgelt, kunagi oli Tartus arhiivi seal keldris, ma keerasin tagasi seda lugu Skeng 5 korda ja siis üks tüdruk tuli ja niimoodi, siiralt ta röökis mu peale ja karjus, et mida sa teed. Et see oli huvitav kogemus. Aga kas sa ise vahepeal käid peol, kui tuleb mõni DJ kuskil mängib, kas sa käid seti kuulamas ka või enam pigem mitte? No varsti hakkan äkki käima jälle. Siis kui seda Ülelinna Vinskit ei ole vaja iga õhtu seal lugeda ühele tüübile kodus. Et kui tekib vabamat aega, siis jah, ma ikka tahaks käia küll, aga Eestis üldiselt on praegu olukord suht nutune. Ega siin liiga palju huvitavaid tegijaid ei käi. Ja mingit võib-olla avastaks siis neid kohalikke siis vähemalt. Et mõnikord võiks käia küll. Lihtsalt jama see alati seostub see väljas käimine joomisega ka ja siis oled nagu lõpuks on nagu päris väsitav. Ma küll harjutan kõvasti selles mõttes, et ma olen professionaal. Aga eks ta väsitab ka. Kuidas sulle, või kui sa vaatad kas või tagasi, et peol ise DJ seti mängides, kas on parem, kui sa jood, just kui paned koos rahvaga koos pidu või siis oled kaine? Kumb parem on? Kindlasti see esimene variant. Aga sa pead nagu, ma olen vist kusagil seda varem juba rääkinud, aga sa pead olema ikkagi suts kainem, kui su publik on. Sest sina ikkagi kontrollid seda asja seal. Aga enam-vähem võiksid samas rütmis minna. Et sul see side ikkagi oleks. Et selles mõttes narkootikumidega nagu keeruline, et nendega muidugi on vist ikkagi tüüpe, kes suudavad mingisuguse MDMA-l ka mängida, aga mina ei kujuta seda ette, lihtsalt see minu arust ei ole see võimalik. Et see on jama. Et selles mõttes alkohol on siuke hea lihtne narkootikum. Aga mis kõige parem jook on, kui sa peadki mängima tundide pikkuse seti, mis kõige paremini niimoodi hoiab? Minule meeldib juua õlut ja veini. Emba kumba siis. See ajab muidugi palju vetsus käima. Kusjuures sellist jama võib juhtuda tõesti. Aga selleks on head pikad lood. Et selles mõttes need hip-hopi DJ-d, kes mängivad igat lugu mingi 30 sekundit, et kuidas nemad tualetis käivad, seda ma ei teagi. Neil on vist hästi lühikesed setid ka siis. Kui nad üksinda näiteks terve õhtu mängivad. Aga need ongi need sprinterid, et ma olen selles mõttes nagu maratoni mees, et mulle meeldivad ikkagi lood, mis kestavad ja peod ka, mis kestavad, mitte siuke lupsti sisse ja siis välja, et see ei paku nagu nii pinget. Kuule, ma arvan, et tõmbame kokku ära meie jutu. Peaaegu pool hakkab kelle saama. Aga Raul, suur aitäh sulle, et tulid ja rääkisid. Ja, loodan, et oli okei. Täitsa hea oli. No siis on hästi. Eesti Esu.